ja tere tulemast minu kolimisvlogi, nagu te pealkirjast näete, siis me mitte ei hakka selle video jooksul ühe korra kolima. Me isegi mitte ei koli 2 korda, vaid me kolime suisa 3 korda ühe video jooksul, sellepärast et märtsikuu on meie jaoks natukene crazy kuu ja sellele on eelnenud meeletult palju raskeid otsuseid, hirmutavaid otsuseid, aga samas kõike seda selle jaoks, et täita uusi suuri unistusi, nii et ma olen mega excited ja hakkame otsast minema. Kolime me siis minu kõige esimest päris enda kodu ja pesa ja nagu te kuulete helist, siis siin kajab juba suhteliselt palju. Ehk et enamust korterist on tühjaks veetud, täna õhtul tullakse diivanile järele, siis lõunapaiku tullakse külmkapile järele, aga muus osas on juba suhteliselt puhas vuuk tehtud ja siinkohal ma pean nii tänama kõiki inimesi, kes mind Instagramis jälgivad, sest ma panin üles üks asja nagu Kairi kauplus, et kõik asjad, mis tegelikult on väga korralikud, head asjad, panin ma siis müüki, sest meil ei ole võimalik neid kõiki endaga kaasa võtta. Ja nii paljud teist reageerisid nii kiiresti ja aitasid mul siis saada ilusasti sellel nädalavahetusel selle korteri tühjaks, sest meil on tegelikult juba notaris käidud ja homme annan ma siis üle võtmed ja notaris käik oli nii äge. Ma lihtsalt võtan seda automaatselt hea endena, kui tehingu tegemise hetkel ilmub kontorisse koer. Ehk siis ma ei tea, kas assistendil või kellelgi oli kaasas üks väike nunnu kutsukene ja ta tormas ilusasti meie tuppa, jooksis laualt kohe minu juurde ja ma kohe tundsin seda tehingut tehes, et okei. See on jumala õige asi, mis me teeme ja seekord ma pean ütlema, et ei olnud ka notari juures hirmus olla, sest esimene kord ma olin suhteliselt noor, ma ei olnud veel allkirjastanud ühtegi suurt lepingut. Minu jaoks oli natukene võõras kontseptsioon see, et me loeme läbi mingit lepingut ja seletatakse asju lahti ja ma mäletan, et tol hetkel ma veel ei hoomanud kõiki asju. Seekord oli minu jaoks väga-väga lihtne kuidagi, ma ei tea, kas aitas kaasa elukogemus või see, et ma olen nüüd äriõigust õppides saanud paremini aru, kuidas lepinguid lugeda, aga igastahes seekord ma tundsin ennast mega mugavalt ja ma tean, et see inimene, kes ostis selle korteri, ta on nii õnnelik selle üle, sest talle nii meeldib see piirkond, see koht kõik. Nii et ma tean, et see kodu on heades kätes, aga eks natukene on ikka kurb, sest ma olen ju nii kaua siin elanud, üle dekaadi, põhimõtteliselt kogu mu täiskasvanud elu on siin möödunud. Hello all of you amazing YouTube people! Power yoga! What age do you feel right now and why? 1. Explosion! No, I said I need to cut it in 3. Üldiselt ei ole materiaalsete asjade osas väga sentimentaalne, aga selle korteriga on küll natukene siuke bittersweet, sest no ma räägin nagu Lili on siin korteris üles kasvanud, sest Lili on ju 13, me oleme elanud siin üle 10 aasta, ehk siis see on olnud kogu aeg tema kodu. Minu kõige suuremad armumised, südame murdumised, kõige rajumad peod, kõige tiibimad vestlused sõpradega hommikutundideni on toimunud just nimelt siin korteris. Nii et natukene on kurb, aga samas on nii äge ka, et me saame alustada täiesti uue etapiga ja uskumatu on mõelda. Ma lihtsalt notaritehingut tehes avastasin, et ma ostsin selle korteri, kesklinna korteri, 56 ruutu, Muisselaal 108 000 eest ja see oli uus arendus sellel hetkel, nagu tänasel hetkel never ever ei näe siukeste hindadega kinnisvara, nii et see, mis nad ütlevad, et kodu ostuks on alati õige aeg, täiesti pädeb ja see on ka see, mille osas ma siis mõtlen, et okei, see tähendab seda, et tegelikult on ka maja ostuks õige aeg, nii et pakime viimased asjad siin korteris kokku ära, ütleme sellele kohale hüvasti ja siis
teiega näeme juba siis, kui me hakkame järgmist korterit pakkima, ehk siis kolimine number 2. It's as simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. See päev on käes. Me kolime taaskord ja ma teadsin, et see on kohe-kohe ukse ees, aga et see nii kiiresti juhtub on ikkagi täiesti surreaalne, sellepärast et kõik räägivad, et kinnisvaraturg hetkel on pigem siuke rahulik, et inimesed väga ei osta, aga nii minu kodu kui ka Peika kodu leidis endale ostja alla 3 nädalaga. Teine inimene, kes käis seda korterit vaatamas, otsustas ära, et jah, see on tema uus kodu ja ma üldse imesta, sellepärast et kui on koht, kus ma tahaksin korteris elada, siis see on kohe kindlasti siin, ehk et tegemist on siis Metsatuka arendusega, mis on Merko arendus, ülikvaliteetne ehitus, nii äge planeering, nii äge rajoon, nii et kui kuskil üldse elada Nõmmel või Laagris, siis no ma ei tea, ma võin teile natukene näidata. See on siis see piirkond, hetkel mingi mega kassi ilmaga on ka mega nunnu hoovikene. Lähme vaatame siit minu lemmikosa, ega te ei näe väga nende kastide asjade tagant, aga mu kõige lemmikum osa on see, kui palju on lihtsalt hoovis puid ja kui sa nüüd astud tagumisest väravast välja, siis sa astud otse Pääsküla sellele rabamatka alale, nii et siin on nii palju loodust. Ma jään selle kohta täiega igatsema, need suved siin rõdul, sossus, mõnnas, chillides. See on nagu perfektne koht, kus elada, nii et mul on väga hea meel selle inimese üle, kes selle korteri ostis endale. Ja mul on hea meel, et meil on lõpuks kuhugile neid kodinaid asju viia, sellepärast, et tegelikult see korter sai maha müüdud juba nädal aega tagasi vist. Aga kuna meil koheselt ei olnud kohta, kuhu kolida, et me olime siin kodutud, või noh, oleme ikka veel, loodetavasti enam homme ei ole kodutud, siis me oleme siin elanud, sest väga keeruline on leida endale üürikodu, kui sul on koer. Leida sellist ilusat, kvaliteetset, hea hinnaga, okeis piirkonnas korterit, 3-toalist koeraga. Wow. See oli challenge. See oli nagu reaalselt challenge. Me käisime ühes päevas mingi 2-3 korterit läbi ja päris mitmes kohas oli see, et nagu no võtta, kuna on tegelikult teine soovija, kellel ei ole koera, siis me võtame tema, nii et aga loodetavasti vähemalt leping on allkirjastatud. Kui me nüüd homme ka võtmed kätte saame, siis meil ikkagi uus kodu on ilusasti olemas, sest meie enda päris kodu võtab tsipa aega, et meil on kuu lõpus notarit osta ära siis maatükk, kuhu me hakkame maja ehitama ja minu naiivne ajukene ütleb, et see ehitus on täitsa tehtav aastaga. Ma kujutan, et kõik inimesed, kes on maja kunagi ehitanud, lihtsalt naeravad praegu kodus selle lause üle. Et ehitus tegelikult ei võta kunagi nii palju, kui arendajad ütlevad, et see aega võtab, et alati võiks 20% panema juurde nii ajaliselt kui ka eelarveliselt. Aga ma ikka veel naiivselt loodan, et äkki aasta pärast me saame elada juba täitsa omas majas ja selle nii-öelda mõtte najalt ma olen valmis pakkima ja tassima ja kolima ja toimetama. Kui täiesti aus olla, siis mul tegelikult natukene meeldib ka pakkida, sest see on nagu suke sorteerimine, filtreerimine ja mina neitsi tähtku just, mul meeldib asju organiseerida. Nii et nagu te näete ka, siis kõik need kastid on nagu ikka nagu mega süstemaatiliselt üles ehitatud. Ma keeran teile natukene heledamaks seda pilti siin. Aga jah, et kõik riided, kõigel on peale kirjutatud. Muidugi raamatuid on mul 10 kasti. Et good luck siis Peikale ja Peika vennale, kes neid tassima hakkavad, sest raamatud ei ole ka lihtsad asjad, mida siin tarida ringi, aga igast midagi. Mina lähen täna tüdrukutega spaasse korraks spaatama, ehk siis mina tegin oma eeltöö ära ja pakkisin enamus asjad juba ära. Ja siis homme me saame toodetavasti korteri võtmed. Ma lähen mõõdan ära, mis asjad reaalselt mahuvad üldse meiega kaasa sinna teise korterisse, mis asjad on vaja veel kiirelt maha müüa. Ja siis me hakkame
pakkima lahti loodetavasti kohta, kus me siis järgmised aasta aega oleme. Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up. Me oleme sisse kolinud ja oh my god, mul on nii hea meel, et mul siin väike preilikene küpseb, sest see tähendas seda, et mina ei pidanud kõiki neid suuri raskeid kaste tassima ja seda mööblit tassima. Mehed tegid kõik ära ja see tundus nagu vau. Väga palju tööd ja me oleme ennast nüüd sisse seadnud ning ma mõtlesin, et kuna see on järgmiseks aastaks meie pesakene, loodetavasti mitte kauemaks, loodetavasti ikkagi saame maja ka valmis mingi hetk, aga see on mega ilus koht. Mega ilusas rajoonis, ma olen nii rahul, ma juba eile käisin jalutamas siin, I love it. Aga ma mõtlesin, ma endale siis väikse tuurikese. Et see siin on meie magamistuake, voodi sama, mis eelmises kohas ilusasti. Seekord mahub mul sinna praegu siis öökapp. Edaspidi tuleb sinna siis beebivoodi. Peikal on näitsa enda fancy garderoobikene asjade jaoks ja see on mu kõige lemmikum osa magamistoa juures, eriti need pildid seal üleval, sest muidugi tahaks ideaalses maailmas panna sinna pilte, aga tegemist on üüripinnaga ja me ei taha tegeleda pärast sellega, et neid auke kinni panna, seinu värvida ja nii edasi, seega it is what it is, see lahendus on parem kui mitte midagi. Ja vaatame siit siis edasi. Esikus on meil muidugi mega suur garderoob, mis kulub ära, sest asju kindlasti beebiga hakkab tekkima. Ja siin on siis beebituba tulevane. Hetkel ei ole siin mitte midagi peale asjade laostamise põhimõtteliselt, kuna me elame siin niimoodi, et enamus ajast beebi on ikkagi tõenäoliselt meiega ühes toas, siis sellest ruumist saab kontor / beebituba, sest me ei tea reaalselt, kas ja millal ta üldse siia sisse kolib. Ja ma tahaksin monteerimiseks endale mõnusat nurgakesti, võib-olla kui Peika kodukontoris on, siis tal on hästi mõnus. Nii et sellele konkreetsele toale teeme me siis mingi hetk ühe korraliku makeoveri, sest nagu te näete, siin ei ole mitte midagi. Ja see on ka ainus asi, mis me beebil oleme ostnud, sellepärast, et see on järelturult mega hea hinnaga. Nii et ma ei suutnud vastu panna. See on Charlie Crane'i see kiiktool. Ma nii väga loodan, et beebile meeldib see, sest ma saan aru, et you never know. You never know, mis talle võiks sümpatiseerida, aga fingers crossed. Ja siit, kui me edasi lähme, on vannitoake. Ka hästi hea spacious. Panime oma pesumasina, sest meie pesumasin on natukene suurem ja koos kuivatusrežiimiga. Ja muidu vannituba nagu vannituba ikka mega rahul, et sobib meile ilusasti. Siis on kööginurgakene, ta näeb visuaalselt üliilus välja, aga mitte kunagi ei paneks ma enda kööki sellist materjali, sest selle puhastamine on täielik nightmare. Ma ei tea isegi. Ma käisin hommikul selle tagatausta mingi 3-4 korda vähemalt üle ja see on ikka veel räpane. Nii et never doing that, aga mida me teeme on kindlasti see sellepärast, et best thing ever. Ja siis hetkel on meil siin selline diivanike, aga täna me läheme toome kontori selle pruuni diivani ära ja vaatame, see peaks teoreetiliselt siia mahtuma, siis meil on mõnusalt ruumi, et siin pepsuga pikutada ilipesakene ja meie telekanurk, sööginurgake, et nii mega palju ruumi on siin korteris meie jaoks. Me isegi tegime nalja, et reaalselt sa saad sammud siin kohe täis, sellepärast et ühes toas kõndimine teise võtab nii kaua aega, nii et ma ei tea, mis me veel majaga teeme, sest me oleme pigem mõlemad harjunud väikeste korteritega, aga siin sellel korteril on ka terrass, mis on mega nunnu, et ma saan pepsu panna õue magama rahulikult, ise siin suvel päikest võtta, aga ma ütleks, et me oleme ise mega rahul, et õnnestus selle korteri valikuga täiega.
täna meil küll ei ole ametlikult kolimise päev, aga mõtlesin, ma korraks haaran ikkagi telefoni kätte, sest ajalooline sündmus on sellegi poolest. Me istume tüdrukutega kõige viimast korda siin Spark stuudios, kõik koos, enne kui see täiesti tühjaks lammutatakse ja me lõplikult siin välja kolime, et tegelikkuses on juba praegu suht kõle, et meil on siin kaste, meil on see plaat, meil on siin raamaturiiulid, kuusk veel alles, aga muidu on suht tühjust, diivan on ka veel alles. Et viimased asjad on veel stuudios ja mõtlesime, et oleks lihtsalt tore korraks istuda maha, muljetada kõigiga, sest see aasta siin on olnud mega äge. Mul on nii hea meel, et me selle stuudio tegime. Mul on nii kahju, et see on nii lühikeseks ajaks, aga siiski elu toob seda, mida ta tooma peab, nii et võib-olla kunagi, kui ma olen emaduspuhkuselt tagasi, saab samasuguse pesa uuesti luua. Aga tänaseks me siis pakime selle kokku ja ma ootangi tüdrukuid, nad peaksid kuskil poole tunni pärast jõudma. Panin siin juba ilusti snäkid valmis. Svetbank kinkis mulle viimasel kohtumisel just kommi ja siis võtsin väikseid snäkikesi. Sukree tegi mega ilusad muffid, neid ma pean pärast teil näitama. Ja siis võtsin tüdrukutele väiksed kingitused ka. Neid äkki näete ka ilusasti pärast. Aga nii ilus ilm on. Täpselt selline nagu siis, kui ma siia sisse kolisin. Päike paistab, nii sossu, nii mõnna ja see vibe. I am going to miss this place. Aga ei ole midagi, uued seiklused ootavad. Like baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine. Tulemast ametlikule Kylie Baby Showeri Kahootile, kus me hakkame läbi võtma igasuguseid põnevaid beebide ja emade teemalisi küsimusi, mis on täiesti seinast seina. Kas te olete valmis? Ja oh, well, you told me from the start that you got a problem with your heart. But these rose-colored glasses do wonders when there's a spark. Okei, ma olen täiesti sõnatu. Me jõudsime just stuudiost koju ja mul pole õrnaimugi, mida ma oma elus teinud olen, et ära teenida sellised inimesed, nagu meil Spargi tiimis on, sest meil oli kokku lepitud, et me tähistame täna siis koos seda, et Spark läheb väiksele pausile, et stuudio läheb kinni ja selle asemel otsustasid nad, et sellest saab üldse mingisugune töö baby shower põhimõtteliselt, mis on nii äge. Nad võtsid selle aja, nad mõtlesid, hankisid asju, nagu Liisa tegi reaalselt 7 tundi Kahooti, et me saaksime mängida koos toredat mängu. Lotta valmistas ette nimede mängu ja meil olid cupcake'id, ehk siis, mis olid täiesti gluteenivabad, et nad olid mõelnud, et mina saaksin ka neid süüa. Nad nägid nii ilusad välja ja siis see kinkekorv, mis nad tegid, vähe sellest, et see nägi mega püss välja, nagu see on üks mu lemmikuid tegijaid, kes teeb, me tegime Liisale täpselt samasuguse ja nüüd sai minu ka selle nii tore ja seal sees olid nii läbimõeldud kingitused. Naljakas on see, et ainsad asjad, mis meie Peepsul olemas on kellegi teise ostetud, ehk siis mina ei ole veel talle mitte midagi ostnud, et kõige esimene riide see oli Mellu poolt siis onesie, mis oli siis, kui me saime teada, mis soost on ja siis nüüd tüdrukud kinkisid talle full on Adidase seti, ehk et tuleb sporditüdruk, ei ole isegi mitte mingisugust valikut ja siis mu kõige lemmikum kingitus alati on raamatud. Ja tüdrukud kinkisid talle Muumitrollide raamatu ja see oli mu lemmik maailm, kui ma väike olin. Müü oli mu spirit animal, nii et ma loodan täiega, et mu Peepsule meeldib ka see maailm ja ta hoolib sellest täpselt sama palju, aga jah, nii tore oli, me lihtsalt jutustasime tundide viisi ja I'm so gonna miss these girls nagu nii väga, aga mul on nii vedandalus, ma olen nii õnnelik. Ühesõnaga, ma ei tea kuidas, aga siia kolimisvloogi nüüd sattus siis selline väike klipikene ka, aga mul on nii tore, et need mälestused alles on ja jätkame siis kolimislainel. If I show up
on käes, nagu te kuulete, siis pargistuudio on täiesti tühjaks tassitud ja kõik ajab, sellepärast et circa tunni pärast annan ma võtmed üle ja siis meil ei ole enam ametlikult pesa. Ja see on nii kurb, lihtsalt nii kurb on sellest kõigest loobuda, sellepärast et ma 14 aastat võtnud fookusesse oma karjääri, pannud sellega hullu, sest ma armastan seda tööd, mida ma teen ja viimase paari aastaga ma lõpuks jõudsin sinna kohta, kus ma tundsin ennast mugavalt, ma ei kahelnud enam oma ideedes, oma oskustes, mul ei olnud imposter-sündroomi nii tihti ja nüüd läheb see kõik pausile. Ja see on minu jaoks emaks saamise juures tõenäoliselt üks kõige hirmsamaid asju, et ma tegelikult ei tea, mis mu karjäärist saab, millal ma selle juurde naasen, kas ma naasen täpselt selle sama asja juurde ja see on väga-väga hirmutav mõelda, aga samas see on uus põnev seiklus ja mul on alati seiklused meeldinud, nii et ma ei jõua ära oodata, mida see järgmine etapp minu elus ka toob. Aga praegu siis ei olegi midagi muud, kui et pakime selle vloogikese kokku, sest meil on 3 kohast välja kolitud ja ma olen elus endiselt. Aitäh kõigile, kes aitasid kolida ja egas midagi muud. Näeme varsti jälle. Rose-colored glasses do wonders to a spark.